Mul on suur rõõm, et nii palju inimesi on kogunenud siia saali ja ma ei oskagi öelda, kui palju inimesi on kogunenud siis oma digiseadme ette, et hüpata julgelt koos teiega tundmatusse karjäärikonverentsil, mille korraldajateks on siis sihtasutus Archimedes, Eesti Töötukassa, sihtasutus Innove ja Eesti Karjäärinõustajate Ühing. Mis see karjäär siis on? Kas karjäär on redel? Kas karjäär on rada? Kas karjäär on auk, mis suur ja sügav? Mida inimesel tuleb omandada maailmas, mis muutub rutem üha? Kas karjäärinõu meid aitab õnneranda tulevikku tundmatutel saartel? Kuidas seda nõu me üldse saame anda, kui meil pole nende saarte kaarte? Võib prognoose teha, näha nägemusi. Kuid kes teab, mis päriselt on vaja? Äkki üldisemat sorti pädevusi, toimida ka teisenevas ajas? Tuleviku vanaisad, vanaemad on ehk kõik ka elukestvas õppes. Teadmised ja oskused ju vananevad või siis saavad uue värske mõtte. Kuis karjääriteenust tuleks korraldada maailmas, mis muutub rutem üha? Kas karjäär on redel? Kas karjäär on rada? Kas karjäär on auk, mis suur ja sügav? Sellise väikse poeetilise sissejuhatuse tegin, sest et minu olen taustalt Eesti filoloog, kuigi karjäär on mind viinud hoopis Tartu Ülikooli haridusuuenduskeskusesse ja teil on siin kaasas väga palju põnevaid materjale. Panen siit kohe näha. Esimene asi, sinine vihik. See on siis see, mis 2 konverentsi päeva jooksul võiks saada märkmeid täis, sest et igasugu asju inimene küll kuuleb, aga võib unustada, aga kui ta need läbi mõtleb ja läbi kirjutab, siis siin on kohe mõtlemis- ja kirjutamiskohad teile. Lisaks infolauas pakutakse teile erinevaid materjale. Siin on siis elukestvast õppest, karjääri kujundamisest Eestis ja see on just eelkõige sõpradele mõeldud, et kui keegi tahab välismaalt näha, et mis meil toimub, siis saab seda kasutada. Siis Anthony Mann tutvustab seda materjali oma ettekandes, et kuidas siis just karjääri kujundamisse panustada. Ja siin on ka põnevaid Euroopa materjale selle kohta, mis on siis kõige värskemad uudised karjäärimaailmas ja milliseid põnevaid tegevusi Euroopa karjäärikoordinaatorid on juba ette võtnud, sellised eriti tippsündmused aastal 2018. Nii et kes pole veel jõudnud, sealt eest laudade pealt saate kõiki neid materjale võtta. Aga kui juba oma filoloogi taustast rääkisin, siis kuidas minu karjäär siis mind siia modereerima tõi? Ja miks ma just selle kostüümi selga panin? Kas keegi äkki tunneb ära, et mis kontekstis see on? Vist ei ole sellist kätt või on? Et see on Kalev 105 võimlemisjuhtide üks kostüüm, et me saime siis uhkelt seal staadionil sadu ja sadu naisi liigutada. Ja kuidas ma selle karjääri peale sattusin, Eesti filoloogiga väga hästi kokku ei lähe, see on üsna selline tüüpiline näide elukestvast õppest. Sest kui ma olin pisik alates 4. aastast, mu ema tegi värskas kursuseid õpetajatele, lasteaiaõpetajatele, kooliõpetajatele ja meie käisime kaasas õdedega. Ja muidugi, mis meil seal teha oli, me istusime nendel kursustel. No loengud väga huvi ei pakkunud, aga võimlemine ja meisterdamine ja see oli väga vahva. Ja seal oli üks näkini ju Maimu hommikul, kui me läksime ujuma, ta tuli järve pealt alati. Ma mõtlesin, et ta ongi näkk, ta oskab ujuda. Tema oli tegelikult see võimlemisõpetaja. Ja tema hea meelega võttis meid oma kursustele kaasa, tegime kõik harjutused, kuidas konnad krooksuvad ja ujuvad ja kõike teevad. Ja mina ütlesin emmele, ma tahan ka. Sain ka algul Eva Peeba juures, Anu Simpsoni juures, igasuguste treenerite juures trennis käia ja see mitte formaal- või huviharidus oli hästi oluline. Lisaks nõukogude ajal sai sellise põneva kogemuse nagu oktoobrilaste juht olemine. Kes teist on olnud oktoobrilaste juht? Ikka on, täpselt. Ja see inimene sai tunda, kas talle sobib töötada väikestega, sobib töötada teistega. Mulle meeldis. Mõned olid noored naturalistid, mõned olid, ütleme, nõukasüsteemis oli päris häid asju ka. Ja mis on 3. tähtis asi, on peremõju. Ema võttis mind kaasa, aga
isa tegi minuga näiteks luuletusi, kui me väikesed olime. Mina ütlesin ühe rea, tema ütles teise rea, nii et selle konverentsi lõpus ma seda peremõju, selle juurde tulen tagasi, aga mis veel oli nõukaajal väga tähtis, aga praegu ei ole ka tähtsused, on tutvused. Et minu sõbranna ema töötas siis elamu ekspluatatsiooni valitsuses ja tegi seal pidusid. Ja siis ta kutsus meid sinna esinema. Ja siis me tegime seal igasugust pulli lapsest saadik, selle tõttu ma tunnen ennast suhteliselt vabalt igasugustel lavadel ka lollusi tehes. Et see on ka jälle selline karjäärikogemus. Ja kui ma sain 15, olid seal palgad nii väiksed ringijuhtidel, et neil ei olnud ringijuhte. Siis nad kutsusid, et Maria, äkki tuled lastele trenni tegema? Ja teate, kui inimene on 15, on mina ja maailm loomulikult. Mul on eluaeg trenni teinud, milles küsimus, kohe hakkan tegema. Muidugi algul oli probleem, et kuidas saada lapsed kardina tagant välja ja kõik muud sellist, aga ma sain sellest ruttu üle ja töötasingi 10 aastat ringijuhina, nii et kõik need kogemused, mis tulevad perest, ringidest, kooli huvitegevusest, tutvustest, võivad väga palju mõjutada karjääri. Aga mida nüüd üks tänapäeva 15-aastane sellest kõigest arvab? Kohe kutsungi teie ette 15-aastase Tiia Tomsoni, kes siis tutvustab teile seda, mis on noore inimese perspektiiv. Tere, mina olen Tiia, olen 15-aastane ja õpin väikeses maakoolis Tartumaal. Kuna ma olen põhikooli viimane klass, siis oodatakse minult, et ma teeksin otsuseid oma tuleviku kohta. Mul nagu on mingid plaanid, aga täpselt ma ei tea, mida ma teha kavatsen. Lähen gümnaasiumisse, sest siis ma saan 3 aastat veel mõelda. Ma unistan, et minust saaks tippteadlane, aga kui seda ei peaks juhtuma, siis raamatukogu töötaja pole ka halb valik. Kaitseväe lahingupiloot oleks ka tore, aga füüsika pole just päris minu teema. Ainus, mis mul selge on see, et ma arstiks ei taha saada. Kui nüüd täiesti aus olla, siis mul pole õrna aimugi, mida inimesed tööl päevatsa teevad. Mida teevad koolidirektorid, kuidas töötavad arhitektid. Kahtlustan, et keegi seda päris täpselt ei tea, sest ühel koolidirektoril võivad olla hoopis teistsugused ülesanded kui mõnel teisel. Ma olen 9 aasta jooksul näinud, kui erinevalt õpetavad õpetajad. Samuti olen näinud, kuidas tehnika areng on muutnud nende tööd. Järjest rohkem näeme, kuidas inimesed peavad erinevates ametites võistlema robotitega, kes on kõiges kõige paremad, kõige täpsemad, kõige vastupidavamad ja kõige targemad. Ja kui ma mõtlen oma unistuste peale, kelleks ma saada tahan, siis kõiki neid töid võiksid teha ka robotid. Mida mina siis tegema peaksin? Kui siit nüüd edasi mõelda, et millist elu ma elaksin aastal 2075, kui ma olen 71, siis saavad tähtsaks hoopis teistsugused asjad. Ma loodan, et ma pole kogenud ühtegi sõda. Minu ümber oleks puhas looduskeskkond. Kuid ma kardan, et see pole võimalik, sest inimesed on inimesed ja robotid inimloomust ei asenda. Võib-olla peaks koolis tänapäeval õpetama loogilist ja kriitilist mõtlemist, rohkem kodanikuaktiivsust ja keskkonnateadlikkust ning julgust võtta vastutust. Selleks, et noored tuleksid toime maailmas, kus tehnoloogia areneb meeletu kiirusega, kus kogu maailma informatsioon on meie nutitelefonides ja kus tarbimine koormab planeeti. Võiks mõelda, kuidas noored saaksid oma teadmisi kasutada maailma parandamiseks, mitte ainult kontrolltööde jaoks. Minu meelest peaks kool õpetama noortele, kuidas olla õnnelik. Ka PISA tulemused näitavad, et Eesti noortel on palju teadmisi, aga nad on õnnetud. Milleks ajada taga täiuslikku sooritust, kui robotid on niikuinii täiesti viielised? Ja selle asemel, et nõuda noortelt faktide pähetuupmist, võiks õpetada õppimist kui eluks vajalikku oskust, et noor edaspidises elus väärtustaks uute teadmiste ja oskuste õppimist ning õppimine ei oleks tüütu. Siis on ju täiesti tõenäoline, et inimene suudab elu jooksul mitut ametit pidada, eeldusel, et need ametid on veel olemas. Tulles tagasi tänasesse päeva, kuigi ma veel ei tea, kelleks ma saada tahan, on mul oskusi, mis aitavad mul elus toime tulla. Ma oskan eristada olulist informatsiooni, ma julgen keerulises olukorras võtta vastu otsuseid ja nendest vastutada ning ma oskan teha tööd meeskonnaga. Kui siin juures oleks mul nüüd tugi, mis aitaks mul elus hakkama saada, siis oleks kõik täiesti ideaalne. Soovin teile kõigile edukat konverentsi ja aitäh tähelepanu eest.
Suur tänu Tiiale ja siit on päris mitmeid mõtteid kaasa võtta, sest on asju, milles robotid saavad meid tõesti väga edukalt asendada. Samas, kui siin laudade ümber istuksid robotid ja peaksid nüüd hakkama grupis töötama ja pakkuma välja lahendusi meie põnevatele karjääriprobleemidele, siis vähemalt esialgu teie seltskond ületaks nad, ma usun, päris igas aspektis. Ja siin konverents ongi see, et ettekanded vahelduvad siis laudade töödega ja igal laual on juhid ja iga asja kaardistamiseks me kasutame digivahendeid, aga ettekannete ajal on teil samuti võimalus esitada küsimusi, sest et meil on nii suur saal, et võib-olla te olete ka väga julged, et kes on väga ettevõtlik, mitte ettekannete ajal, vaid pärast enne lõunapausi on selline kokkuvõtete koht, et siis me saame need küsimused esitada oma esinejatele, aga võib juhtuda, et see õige küsimus läheb siis juba meelest ära ja selle tõttu meil on selline keskkond nagu Poll Everywhere ja ma palungi nüüd arvutist ka see ekraanile lasta, et kui te liigute nagu aadressil poll.ev.com, et kohe ta peaks meile tulema, et siis te saate sellise keskkonna, kus siis tulevad küsimused ja kohe-kohe tuleb, juba näpp on püsti. Kas keegi on seda varem proovinud? Andke mulle näpuga märku. Ei olegi? On üks. Et siis on ka see, et te saate ühe uue keskkonna, sest et see keskkond on tasuta ja seal on klassis koolitustel igal pool poll.ev.com on üleval väikselt ja siis Maria Jürimäe, mu nimi on Maria Jürimäe, siis ilma täppideta kokku kirjutatud ja 580, see on see aadress, kuhu minna. Ja hetkel ei ole see veel aktiivne, sest et Raimo Voorinen näiteks pole veel midagi teinud, aga see on lihtsalt näide, et need slaidid seal ise vahetavad ja kui nüüd hakkavad rääkima teile Antoni Mann ja Raimo Voorinen ja hiljem siis Kristi Vinter-Nemvalts, te saate, küsimus tuleb sinna kohe panna ja me saame pärast neid küsida. Et ma võin ka selle pabertahvlile näiteks kirjutada selle aadressi pärast, et kui kellelgi meelest ära läheb või vaja läheb. Aga jah, selleks, et meil tänane päev õnnestuks, jah, palume uuesti tagasi. Palume uuesti tagasi, digiasjadega läheb aega. Et nüüd siis jah, seni kuni veel ettekandeni on veidi aega, siis mis meil veel täna tuleb, et kui lõunapaus tuleb, siis tuleb siia üks veebiaadress, kus te saate teha virtuaaltuuri kutsekoolides. Kas keegi on seda juba teinud Eesti kutsekoolides? Et see on hästi põnev, et on kaart ja seal saab ringi vaadata, et selline vahva võimalus ja siis laudade tööd me võtame siis kõik kokku ja see ei ole niisama, et nüüd tänasel konverentsil on need küsimused, vaid kõike seda kasutatakse siis just karjääriteenuse poliitikate edasiseks kujundamiseks, antakse kõik ideed edasi just nendele organisatsioonidele, keda vaja, sest siin on põhiliselt kõik olulisemad organisatsioonid esindatud ja see tähendabki siis nendel muutuvatel aegadel, kui meil on karjääriteenustes toimuvas päris palju põnevaid asju, siis teie saate olla osa sellest ja rääkida kaasa selles, kuidas kõik see edasi läheb.